Tere sõbrad! Käes on uue video aeg ja ma tahaksin teile näidata oma värsket ostu, nimelt tutvustan teile täna ultrahelivanni, mida näete ekraanil. See on kõige võimsam masin, mis on meie turul saadaval ning mille soetasin safealbum.ee poest. Sain selle hetk tagasi kätte ning kohe pakime selle lahti. Tellimise hetkest kuni kättesaamiseni kulus täpselt üks päev, mis mulle väga meeldib. Kõik on õige. Mudel 008. Kõigepealt räägin pisut seadme omadustest. Sellel mudelil on väga kindel kontraktsioon ning tehtud on see roostevaba terasest. Paagi mahutavus on 800 ml ning juhendi järgi on vann väga vaikne. Komplektis on olemas spetsiaalne korv, millega esemed vanni asetada. Töösageduseks on 40 kHz, mis lahustab mustuse tükke. Vannil on sõltuvalt reostuse astmest 5 erinevat töörežiimi, mille valik toimub kasutades digitaalset esipaneeli. Kasutamine on imelihtne. Paaki võib panna vett või puhastuse vahendit. Tööpinge on 220 volti. Selle vanniga saab puhastada münte, käekelli, ehteid. Edasi vaatame, mis on karbis. Esmalt satub kätte kasutusjuhend, mis selgitab, kuidas seadet õigesti kasutada ning milliseid esemeid sellega puhastada saab. Selles on ka komplekti kirjeldus, see kõik on väga äge, aga kaevame edasi. Lõpuks jõudsin ultrahelivannini. Aga vot siin on veel toitekaabel. Nüüd vaatame, kuidas vann päriselt välja näeb. Esipaneelil asub ekraan ja juhtimine. Toitepesa paikneb tagaküljel. Vanni sees on korv ja plastikust alus. Nii, huvitav, siin on soliidselt tehtud roostevabast terasest gaas. Katte sees on kääpide, et vanni oleks mugav avada ja sulgeda, see on väga meeldiv. Vaatame korvikese üle. See näeb suurepärane välja. Plastmasskatet on soovitav kasutada näiteks prille puhastades. See on vajalik, et neid prille mitte kriimustada. Aga nüüd vaatame vanni paagi üle. Siin see on ning selle maht on 800 ml, mis näeb välja üsna tõsiseltvõetav. Nagu varem mainisin, asub juhtpaneel esiküljel, kus on nupud aeg, sisse ja välja ning restart. Pöörake tähelepanu juhendi sellele osale, mis ütleb, et anum peab olema täidetud 2/3 ulatuses. Tagaküljel asuvad ventilatsioonjavad ning seadme tehnilised näitajad. Puhastamise ajal asetage seade nii, et ventilatsioonjavad oleksid avatud. See aitab vannil ennast töö ajal paremini jahutada. Edasi näeme kleebist hoiatustega. See sisaldab väga olulist informatsiooni seadme kasutamise kohta. Näiteks, et kui käivitada vann ilma vedelikuta, võib see seadet kahjustada.
Nagu varem mainisin, peab paak olema täidetud vähemalt 2/3 ulatuses üldisest mahust. Järgneb hoiatus, et saab kõrvetada näiteks veega, puhastusvedelikuga või kätega. Kasutada tuleb ainult selliseid pistikupesasid või pikendusjuhtmeid, kus on olemas kaitsemaandus. Ausalt öeldes ei puuduta see mitte ainult seda vanni, vaid kõiki elektriseadmeid. Ning lõpuks viimane hoiatus, on rangelt keelatud kasutada tuleohtlikke vedelikke. Nüüd vaatame, kuidas meie uus ultrahelivann töötab. Alustame testiga ning esmalt ühendame seadme võrguga. Lülitame seadme sisse. Display hakkas põlema. Vaatame, kuidas nupud töötavad. Nende vajutamine käib väga mugavalt ja kergelt. Ekraanil on näha sekundeid, aga vot nüüd juba minutid. Maksimaalne tööaeg on 30 minutit ning see ongi üks põhjustest, mille tõttu otsustasin soetada nimelt selle mudeli. Praegu paneme kõik mündid vanni ning lisame puhastusvedeliku. Pöörake palun tähelepanu müntidele, mida puhastama hakkame. Mitmed nendest näevad välja üsna head, kuid ühe peal paikneb mustus raskesti kättesaadavates kohtades. Kõikide oma puhastuste jooksul kasutan ainult seda puhastusvedelikku. Miks see on nii hea? Esiteks müüakse seda väga suurtes pudelites, nimelt 1 liiter. Sellest on piisavalt mitte ainult üks puhastusele. Teiseks ta lahustab mustust reostust suurepäraselt, münti kahjustamata. Samuti lisab läiget. Lingi, mille järgi saab soetada sama puhastusvedeliku, jätsin videokirjeldusse. Nüüd paneme katte kinni ning valime režiimi. Testides valin keskmise puhastamise aja 900 sekundit või 15 minutit. Möödunud on 15 minutit ning on käes aeg vaadata, kuidas minu uus ultrahelivann sai oma ülesandega hakkama. Pöörake tähelepanu mündile. Selle pinnal näete kägarduvat mustust reostust, mis väga kergelt eemaldatakse vatitampoonide abil, ehk siis tulemus juba rõõmustab. Aga nüüd vaatame seda, mis jäi paaki. Pöörake tähelepanu, kui palju väikest mustust reostust jäi vanni põhja. Ausalt öeldes varem, kui mina kasutasin eelmist ultrahelivanni käibemüntide puhastamiseks, seda ei olnud. Praegu võin julgelt öelda, et see uus ultrahelivann teeb oma tööd suurepäraselt. Nüüd vaatame münte, mida puhastasime. Pööran tähelepanu mustuse koguse peale raskesti kättesaadavates kohtades. Sai puhtam.
Samuti hea. Suurepärane. See on ka hea. Siin on ka hästi. Siin samuti kõik puhas. See ka sai puhtaks. Puhas. Ning vot see münt oli kõige määrdunum. Paremal pool saate näha, kuidas münt välja nägi enne puhastamist ultrahelivannis. Pöörake palun tähelepanu, kui palju mustust oli numbrite juures. Ütlen korduvalt, et uue ultrahelivanni testiga olen rohkem kui rahul. Nüüd on aeg teha kokkuvõtte. Täna testisime minu uut ostu ultrahelivanni Safe mudel 008. Sellel on väga elegantne disain, vann on väga kerge ning samuti saab seda väga kergelt puhastada-loputada. Seadmel on esinduslik funktsionaalsus. Puhastuse tsüklid algavad 90 sekundist kuni 30 minutini. Paagi maht on 800 milliliitrit. Komplektis on olemas korvike ja plastikust alus. Sagedus 40 kHz võtab mustuse välja ka raskesti kättesaadavatest kohtadest. Kahjuks on olemas üks väike puudujääk ning see on müra. Võttes arvesse seda, et kirjelduses on kirjutatud, et vann on üsna vaikne, siis sisselülitatult kumiseb see väga tõsiselt, aga loomulikult on see võrdluses minu eelmise vanniga. Samas on probleem väga kergelt lahendatav. Katte ja korpuse vahele saab liimida tihendiriba. Ma siiski rõhutan, et minu jaoks see on väga väike puudujääk, sellepärast, et kui meie võrdleme seda tulemusega, siis on tegemist ebaolulise puudujäägiga. Filmimise hetkest videomontaaži hetkeni kasutasin vanni mitu korda. Oma uue ultrahelivanniga jäin väga rahule. Kui teile samuti meeldis antud ultrahelivann ning teie sooviksite soetada endale samasuguse, siis tehke lahti video kirjeldus ning kasutage linki, mis viib teid otse poodi. Aga tänaseks kõik, tänan vaatamast ning uute kohtumiseni. Head aega!